tervitused, täna siis lähme seda kalatiiki hooldama, kuhu me lasime kalad sisse. Et sealt oleks vaja natukene võsa võtta. Päris pika maa selle trimmeri ja sellega juba maha käinud. Võsalõikaja külge panime ka kaamera. Et siis on näha ka mõni klipp, kus ma eemalt niidan ja mõni klipp, kuidas siis puu või tähendab võsa langeb. Võtame võsa sellepärast maha, et meil on seal looduskaamera. Lisaks teiseks, et tiik ei kasvaks umbe. Ja kolmandaks, et ei läheks umbe see asi seal. Sest viimati võtsin võsa sealt 2 aastat tagasi ja nüüd on sõrmejämedused on üleval ja väga raske on seal liikuda. Nii minul kui ka loomadel. Aga sellepärast täna ongi see hetk, kus me lähme seda võsa võtma. Mingi aeg tulevad saagimisvideod ka, aga need tulevad Saving Accessories Estonia kanalile, sest seal me räägime saagirist, masinatest, testime, treime ja kõike muud huvitavat. Sest meil lähebki see rada nüüd siia sisse ja metsa. Tagasi tulles ma teen selle ka siit puhtaks. Tegelikult ma võin juba kohe ka teha, et selle asjanduse maha ja te õnneks vist ei kujuta ette või kahjuks ei kujuta ette, milline ma välja näen. Ma tõin notsudele saia, osad saiad on taskus, osa läks tee peal kaduma, osa kukkus püksis äärest välja. Et ühesõnaga ma alustan selle niitmisest siin. Nii. Tegin siis natukene seda sisse ka ikka puhtaks. Pärast teen veel. Et võsa on nii palju, kes mäletab, siin oleme käinud siin, siis siin on nagu lihtsalt ronimine. Võtsin lihtsalt selle enda teekoha paljaks. Me oleme seda hooldanud juba aastaid siin tegelikult. Et me käime siit pidevalt läbi nii traktoriga kui jala, nii et see on nagu võiks olla nagu ilus, puhas. Mingi aeg ma teen silla ehitusest ka video, ma hakkan sinna silda ehitama, kui vesi tõuseb. Nii. Aga siit lähme nüüd edasi jala. Sest me pole veel tegelikult tiigi äärde jõudnud. Tiigini on veel umbes päris pikk maa ühesõnaga. Et lähme vaatame, mis seal teha annab ja teeme ära. Meil on siin esimese platsi peal üks looduskaamera ka. Selle ma pärast tõstan ümber. Et meil on see looduskaamera, mis tiigi ääres on natukene liiga kaugel, sest jänesel paistsid kõrvad, kitsel vilkusid silmad ja linnud solberdavad selle ees ja kaamera läheb kogu aeg tööle. Nii, see kaamera on meil seal. Võtan veel pool teed minna. Ühesõnaga pärast ma kontrollin ka, kui midagi ägedat peal on, siis võib-olla võtan ära, sellega saab telefonist otse võtta. Ja siis Helena paneb ülesse. Vaat, aga ma siis kooserdan edasi. Tegelikult ma pidin, mul on saiad kaasas, saia ja leiba. Et siin on neid käiguradu nii palju. Siin oleks just äge. Need loomad sööksid siin saia ja leiba, sest õunad, mis me panime, õunad söödi kohe ära. Nii, igale poole siia ühtlaselt laiali ja nojah, peaaegu ühtlaselt. Aga kohtume tiigi ääres. Nii, oleme nüüd metsa jõudnud. Siin me oleme. Mis meid ees ootab, on see. See on nii tihe, et siit ei lähe uss ka. See on nagu sokisilm on sama tihe. Lõngasilm. Et see kõik tuleb maha võtta täna. Ma natukene siin eest juba proovisin, aga nüüd ma sätin oma asjad valmis ja panen kaamera üles ja siis hakkab filmima, kuidas ma tööd teen.
et saate vaadata. Nii, mina sain enda asjad tehtud siin. See, mis ma siin tiigi ääres ära tegin, selle ma lasen natuke kuivada ja siis ma korjan ära, sest tagant on vaja veel puid maha võtta. Aga ühesõnaga mina lõpetan siit ära. Muutsin ka looduskaamera asukohta. Ennem oli selle puu küljes seal, nüüd on siin. Sellepärast, et väiksed loomad, nagu me vaatasime, käivad siin ees. Vast saame miskit peale ka. Aga mina lähen nüüd koju tagasi ja mis siin ikka, võtan oma trimmeri kaasa ja mul on bents nagunii põhimõtteliselt otsas ka. Ja siin niita pole enam midagi. Osa võtta tähendab. Aga kohtumiseni ja kõike head!